tere, mu armas hingepered! Ma olen Uljana ja te olete kanalil Must ja Valge. Ma soovin, et teil läheb täiega hästi ja need astroloogilised muudatused, mis meil on, toovad teile rahu ja tasakaalukust rohkem juurde teie ellu. Täna on noor kuu ja täna on varjutus ka väga-väga suur päev. Ma kuulsin, et ajalooliselt väga suur ja väga kaalukas päev. Ma tõesti soovin, et te olete iseendaga koos ja iseendasse vaatate, sest et väga suur potentsiaal on oma sisemise väe äratamisele ja ärkamisele juba nagu taevastelt tähtedelt paika pandud. Täna on 17. veebruar, 17 on tarokaardis suures arkaanis tähekaart ja 2 on ülempreestrinna ja ma ei jõua ära oodata näha neid ilusaid ülempreestrinnasid, kes tulevad välja ja jagavad oma ilusaid võimeid ja teadmisi avalikult. Et ma arvan, et see on see põhiline asi, mida siis ülempreestrinnad või ka preestrid tegelikult võiksid nüüd nagu tunnetada, sest et tõde ja läbipaistvust on vaja rohkem tuua nii-öelda algoritmi ja inimestele tutvustada, mis tähendab tegelikult tõde või tõe omamine, mida tähendab tões käimine ja elamine. Vaatame, mis tarokaardid siis nagu tänase päeva kohta jagavad. Tänan peaangel Miikaeli eest, et ta on siin ruumis ja hoiab silma peal sellele, et kõik negatiivne, ebavajalik oleks tagasi peegeldatud, et sõnad oleksid juhatatud ja hoitud, et sõnumid oleksid väga selged ja suunatud nendele inimestele, kes praegu seda kõige rohkem vajavad, turgutuseks ja kinnituseks ja meenutuseks, kes nad tegelikult on. Esimene kaart on erak, 9. arkaan. Mõõkada 4. Ja minu see avakõne tegelikult läheb nende kaartidega väga hästi kokku. No siin on näha, et eraku ümber on siis, erak on läinud läbi väga sügavast tervenduse teekonnast, mis on aidanud tal hoida seda tähte. Siin on täht, jah. Seda tähtelit valgust hoidmast tema teekonna. See on Taaveti täht siin, 6 nurk. Ja siin on jumalik kohus, ehk siis tegelikult need inimesed, kes on väga sügavatest inimese kogemustest läbi läinud, tegelikult on aeg kuulata Jumala kutset ja siis sõnumeid jagama. Sõnumid, mis tulevad hinge soppidest, eks ole. Sa tead täpselt siis, kui see on õige aeg, sest see tähendab seda, et vaata, kui sa tunned, et see, mida sa oled läbi kogenud, andis sulle nüüd selle ukse tee lahti, et sa ükskõik, mida sa räägid, resoneerib sinu endaga ja sa räägid oma tõde ja sa ei karda seda, mida teised inimesed sinust nagu arvavad selle pärast, mida sina jagad. Sellepärast, et sa tead, et see koht, kus sa oled läbi läinud, on võtnud maha sinu mingisugused valed perspektiivid sinust endast, 444,
ja hirmu, et sa midagi valesti teed. Me kõik teeme valesti midagi, me kõik ütleme midagi valesti, aga siis tegelikult see väline maailm, tegelikult me võime uskuda seda, et väline maailm siis peegeldab meile tagasi seda nii-öelda seda hiccupi või seda nagu ja kindlasti siis me võime uskuda, kui me oleme sellest sügavast protsessist läbi läinud, me võime nagu uskuda seda, et see väline maailm hakkab meile pehmelt näitama, meid peegeldama välja. Me tegelikult oleme sotsiaalsed olendid, on ju. Erak, tal ei ole vahet, kes tal on ümberringi, on ju. Ta on oodanud aega. Jumal on ka oodanud aega. Millal tema saab siis jagada neid sõnumeid, mis on väga olulised tegelikult. Erakul on väga-väga hea tunnetus. Narr tuleb laua peale. Erakus, nagu selles mõttes eraku teekond ju algas narrist. See on seesama. Narrist sai erak. Erakutele soovitaks siis tuletada meelde seda algusaega, seda süürust ja puhtust ja lennata. See annab jõudu juurde sellele väljendusele. Seal on mingid vanad arhiivid, vanad kirjutised, palun vaata nendesse, mis siis tegelikult, mis protsessid sul siis toimusid. Võib-olla sul on mingisugused lõigud kuskil arhiivides, mida sa saad hakata tegelikult nüüd avastama. Ma räägin vist kirjanikele praegu. Mingid lõigud on sul seal, mida sa võiksid hakata nüüd arutama rohkem. Võtad sellest kirjutises selle lõigu, kirjutad välja ja siis hakkad kirjutama, mitu lehte tuleb. Näen sükest asja. Mitu lehte tuleb sellest ühest lõigust sinu kirjutisest, arhiivist. See on aastaid tagasi kirjutatud võib-olla. See on nüüd kellelegi täiesti lambist tuli praegu. Ma nägin seda. Tuletada meelde seda siirust või seda uudsust enda elus. See käivitab selle enesekindluse ja selle usalduse enda. Kui sa oled inimene, kes sa tahad ka kaamerasse tulla ja hakata rääkima ja oma lugu nii-öelda kirja panema või siis jagama avalikult videosse ja mikrofoni ja sul on mingisugune plokk ees, aga sa tahaksid seda teha, mul on koolitus paika pandud ja struktuuri pandud, kuidas tegelikult aidata sind sellest enesekindlusesse, et sa hakkaksid vaikselt siis ennast nii-öelda avalikustama sotsiaalmeedias, sest et ma tunnen, et seal on inimesed, kellel oleks vaja seda informatsiooni edasi anda, mida mina olen läbi teinud, ma olen 2-3 aastat tegelenud iseendaga, et tulla sellisesse niši või sellisesse enesekindlusesse, et ma panen video käima ja siis olen lihtsalt see, kes ma olen, et ma tahaks seda kindlasti nendele inimestele edasi anda, kes on nii-öelda hoiavad ennast tagasi väga kaua, aga on tegelikult valmis hakkama välja tulema. Et ma võin olla vabalt see inimene, kes hoiab sul käest kinni ja juhatab sind sellest välja. Esiteks selle mõttega, et peegeldada sinu vägevust sulle tagasi, et sa saaksid selle enesekindlusega tagasi, sest ma näen potentsiaali väga kiiresti, väga tugevalt. Ma näen hinge esmajoones ja siis pärast ma hakkan nagu seda inimese kogemusse nagu tooma, aga ma oskan ka sinu ego paitada, kui sul on vaja. Nii et anna mulle teada, kui sul see koolitus kõnetab. remotehealing7@gmail.com kirjuta palun. Vaatame selle jumaliku kohtu all, et mis seal nagu toimub. Noh, mida? Oodatud on see, kus ingel puhub seda trompetit, vaata. Aeg sai täis, õige aeg, jumalik ajastus. See on nagu sisemine see dialoog, et Jumal näita mulle nüüd. Ja Jumal näitabki.
Jumal näitab siis, kui sa teed oma uksed lahti ja paned oma ego tähega niimoodi, et mind ei ole, vaata, ma teenin Jumalat. Ja Jumal on kuulnud ja näinud sind. Mis see Saode 8 on siis? Mis see sõnum on? Mis sõnum? Vaata, mis see Saode 8 on. 8 tuleb siia peale. Edasiminek. Tundub, et see sõnum on ka sulle kinnituseks, et mine oma hinge teele. Mine oma hinge teele, sa võid kõik maha jätta, sa võid kõigile tšaubaka öelda, nüüd on õige aeg minna, kuhu sind kutsutakse. Mis see tervendus on? See 4, mõõkade 4 on. Mis tervendatud on? 4-4. Oh my god, see on väga võimas, kui kaardid mulle hakkavad siukseid asju näitama nagu. What the heck? No see on väga võimas. Kui ma saan siukseid asju nagu üksteist. Oh my god. Ma tahan lihtsalt nagu nendele inimestele nagu rääkida, kui suur töö iseendaga on kannatlikkus. See on lihtsalt see, mida mitte midagi, mitte keegi, mitte miski ei saa sult ära võtta. See on tulevase maailma, uue maailma currency, see valuuta. Ja seda ei saa võltsida, seda ei saa ära võtta. Kannatlikkus on midagi sellist, mida inimesed hakkavad väga austama, väga hindama. Erakud teavad seda, sest et erakud lähevad väga sügavast kohast läbi pimedusest, üksindusest ja tavaliselt üksindusest keegi ei taha minna. Tavaliselt inimesed, kes ei ole kutsutud, ei taha minna sellesse. Ma räägin ikkagi kirjanikule nagu. Mis see erak on? Vaata see täht, mida ta on enda sees hoidnud, seda laternas, nüüd ta tuleb välja. Mul on väga suur au sulle seda lugemist teha. Ma olen väga tänulik sinu teenistuse eest. Mul on väga hea meel. Kui sa oled eestlane ja Eestimaal elad, siis mul on väga hea meel, et sa oled siin, et sa teed seda tööd siin Eestimaa rahvaga. Sa tood väga suuri muutusi läbi enda sisetööga. Sa oled kutsutud jagama seda tarkust, mis on sinu sees olnud väga kaua aega ja seda oled sa poleerinud enda sees, oled väga poleerinud enda sees välist ja sisemist maailma. See on täht, Ishtar täht, on ju. Inanna 8 nurk. Võid vaadata Jumalanna Ishtari kohta. No, väga palju jumalikkust, jumalikkust. Sükest nagu müstilisust on sul väga palju ümberringi. Hästi palju märke on sul ümberringi ja süke hästi konkreetne suunamine ja kuulamine, Jumala hoidmist. Sa oled väga Jumala kartlik, ükskõik kuidas sa nimetad seda Jumalust enda sees, aga sina oled oma puhastust teinud väga sügavalt. Palju sünkroonsust on sul olnud. No preester, tere Hierophant. Tere. Mul on suur au sulle rääkida. Tere.
see poiss. Meil on Eestis nii vägevaid inimesi. Lihtsalt nagu, ma ei tea, minu meelest Eesti rahvas on väga-väga võimas. Meid on väga vähe, me oleme väga siuksed. Ja siis on väga siuksed džemme, siuksed kalliskive on siin ikka korralikult nagu Eesti rahval. Ja sellepärast me näeme ka nagu pimedust väga-väga palju. Siuke nagu duaalsuste või polaarsuste mäng on siin väga-väga tugev, nagu meie eestlased teame, mis siin toimub. Ja valgus ja pimedus ja nii edasi, et see on tavaliselt alati, me oleme duaalses maailmas ja siin on duaalsust hästi palju. 4-8, 8-8, okei. Sellel aastal 8-8 portaal on väga võib-olla võimas. Okei, 4-4 portaal. Tuleb mingisugune uus hingamine tunnetes, väljenduses, mängulisus sinu elus. 4-4 portaalist räägin, jah. Siuke siirus, siin on see poiss tuli siin välja, siuke mänguline, ta on narr, aga ta tunnete emotsionaalne, intelligentne väljendus, mänguline, õukonnas mängib. Ta on hästi siuke, jaa, mina armastan kõiki. Ja siis selle läbi toob oma nagu selle, kui me teame isegi elust väga palju, vaata, siis me tegelikult ju teame ka seda, et see kergus ja see lihtsus on ka ju see, mis toob selle elutarkuse nagu välja, et me ei pea nagu väga tõsiselt olema siin. Nii, ja räägime siis 8-8 portaalist sulle. 8-8 portaal. No jälle tuli poiss. What? Oh my god. Sa tood midagi väga-väga uut siia Eesti rahvana. Palun ole õnnistatud. Mõõkade poiss. Sa tood midagi väga-väga uut siia. Palun hoia seda. Siis, kui sa valid oma hingetee ja lähed oma hingetee järgi, siis sa tood midagi väga uut, uus idee, uus äriidee, uus vaade, uus mõttemuster, mida sa tood teistele inimestele, enda sugustele, enda hingeperele. Nii palju sünkroonsusi. Siuke õnnistus lihtsalt. Ma loodan, et sa tunned seda. Võib-olla sul on 13. kuupäeval sünnipäev. Sa ei karda surmale otsa vaadata. Sa ei karda transformatsiooni. Sa ei karda muutust. Sa eladki muutuse jaoks. Elu ja surm on sina jaoks tavaline. Sa oled väga võimas. Palun ära unusta mitte kunagi seda. Palun ole õnnistatud. Palun hoia ennast. Aitäh sulle, et sa siin oled. Ole õnnistatud.